Täna jõudis kätte lõpuks see päev, millal see Haabersti hõberemmegas maha võetakse. Ajakirjanikud olid siin kohal hommikul juba kella 6. Lõunaks on puu ilma jäänud pooltest oma okstest. Ta ei tule. Haabersti hõberemmelga ehk hõbepaju saaga sai hoo sisse 16. juunil, kui metsaraie ja plaanitavad tselluloositehase vastu võitlev kodanikuühendus Eesti Metsa abiks kutsus inimesi kaitsma Haaberstis ristmiku ehitusele ette jäävad hõberemmelgat. Alguses väideti, et puu on vähemalt 300 aastat vana. Siis aga selgus, et hõbepaju ei elagi nii vanaks ja puu väidetav vanus langes 100 aastani. Tänaseks on spetsialistid selgitanud, et kaitstav puu on tegelikult päris tavaline haige hõbepaju, mis niikuinii ei peaks vastu rohkem kui 5–10 aastat. Sellegipoolest korraldasid puukaitsjad täna täismõõtu etenduse. Me ei ole saanud ühtegi vastust, kelle käsul või mille alusel nad siin toimetavad. 2 meie inimest on puu otsas. Siin on tulnud tuletõrje ja üritanud neid alla saada, aga inimesed on endiselt puu otsas. Meie jaoks oli tegemist selles suhtes keerulise operatsiooniga, et pidime olema sunnitud inimeste suhtes siiski rakendama sundi. See, et inimestel õnnestus puu otsa saada, siis näitab, et tõenäoliselt meile kõige paremini ei alanud, aga meie jaoks kindlasti operatsioon lõppes selles suhtes õnnelikult. Ja mis on ka meie ju eesmärk, et inimesed elus ja tervelt koju saaksid. Eelnes ka diskussioon, ka siis arutati, varasemalt on seda projekti arutatud. Nii et väita, et ei oleks avalikku arutelu, ei ole ka õige. Lisaks loomulikult seal tuleb päris suures mahus asendusistutus. Nii et ja korrastada veel seda, et tegelikult puu oli ka ju haige, nagu nüüd selgunud on, et mädanik oli ikkagi ju puus sees. Siis ma arvan, et ega teisiti ei oleks seda saanudki kuidagi teha. Aga mis nüüd edasi saab, et siit, kui me sinna poole vaatame, on selline ilus gaasik, kas need puud jäävad püsti? No töömaa piir on täna tegelikult aimatav seal, kus töövõtja on juba jõudnud pinnast koorida. Sealt edasi nende tööde raames tõesti see taimestik seal säilib. Kui Paldiski maantee rekonstrueerimine jätkub 2+2 laiuseks kuni linna piirini, siis tõenäoliselt need taimestikud seal tuleb ka üle vaadata ja vajadusel raiuda eest. Ka Õismäe elanike esindav korteriühistute ümarlaud edastas esmaspäeval avalduse, milles teatas, et remmelga mahavõtmise takistamine on ebaseaduslik ja takistab linnaosa arengut. Igatahes täna lõunal umbes 14:40 paiku oli puu lõplikult maha saetud ja Tallinna ühe tähtsama liiklussõlme ehitustööd said tõrgeteta jätkuda.